See põhjatu laas peidab endas rohkesti metsakülasid. Neid on laiali pillatult üle terve Alutaguse. Tudu, Oonurme, Tudulinna ja mitmed teised külad on nagu saared keset suurt laant, mis omakorda on ümbritsetud suurte soode ja rabadega. Tuhande 1920. aastate lõpus oli Tudu tüüpiline Eesti alevik oma raudteejaama, mitme kaupuse, vast valminud kiriku ning uue koolimajaga. Tudu oli osake Alutaguse põlismetsadest. Tema asukoht määras ka küla põhilise tegevusala, metsanduse. Suuri ja viljarikkaid põllumaid pole siin kunagi olnud ning 20. sajandi alguses mõisamaade küljest ostetud talukohad on välja andnud vaid popsikoha mõõdud. Tudus on küll haritud põldu ning kariloomigi kasvatatud, kuid enamasti oma pere tarbeks. Tudu talumehel on alati tulnud lisa teenida metsatöödele. 1920. aastate lõpus algatas ajakiri Taluperenaine üle-eestilise maanaiste seltside moodustamise. Tudu maanaiste seltsi asutajateks olid kooliõpetajad Orvi Part ja Sooja Veerme, Alide Part ja Emiile Kreemann. Peale põhikirja koostamist registreeriti Tudu maanaiste selts Loit 28. augustil 1930. aastal. Naisseltsi peamiseks tegevuseks saigi kõikvõimalike kursuste ja õppepäevade korraldamine. Paljudel juhtudel olid juhendajateks väljastpoolt Tudu erialase ettevalmistusega inimesed. Käsitööd tegi igaüks ise. Kangastelled olid pea igas kodus, telgedel kudumine oli enesestmõistetav oskus. Voodipesu, tekk, seljariided, laudlinad, käterätid ja põrandariided. Kõik tehti ise. Selleks pakkus ajakiri Taluperenaine rohkesti mustreid ja juhiseid. Nii mõnedki tollal valminud käsitööd on veel praegugi säilinud. Tuhande 1940. aastat tõid külaellu suuri muudatusi. Naisseltsi tegevus oli katkenud, talutöö ei olnud enam peamine elatusallikas, kolhoositööga peret ära ei toitnud. Seetõttu asusidki paljud mehed ja ka naised tööle 1948. aastal moodustatud Tudu metsapunkti. Mehed töötasid muidugi langetajatena. Naised leidsid tööd nii alumises laos kui taaratsehis. Nagu igas tollases asutuses oli ka Tudu metsapunktis moodustatud naiste nõukogu, mis koosnes põhiliselt töötavatest naistest ja mille tegevus oli omamoodi jätkuks endise naisseltsi ettevõtmistele. Naiste nõukogu kõrval tegutses Tudus veel pensionäride nõukogu. Peamiselt organiseeriti asutuse tähtpäevade läbiviimist, ent ka teatrikülastusi ja ekskursioone. Asutati huvialaringe, edendati koorilaulu ja rahvatantsu.
1988. aastal Tudu raamatukogus korraldatud käsitöönäitus viis mõtte naisseltsi taasasutamisele. Kuna selle mõttega tuldi aktiivselt kaasa, algaski seltsi organiseerimine. Nii toimus juba 12. veebruaril 1989. aastal seltsi põhikirja arutamine ja juhatuse valimine. Esinaiseks valiti Helve Ploom. Seltsi liikme 79-aastase Velli Ploomi tikitud ja Helve Ploomi kavandatud ning õmmeldud rohevalge lipu õnnistas Tudu kirikus Viru Jaakobi koguduse õpetaja Avar Pentel. Seepärast püüdsin mina selle lipu Tudu naisliidu Loit lipuks sellele maailmale. Tema andis ka altaril süüdatud seltsi elutule üle seltsi esimesele liikmele, 86-aastasele Aili Truupõllule, kes selle omakorda seltsi tollaste kõige nooremate liikmete Merit Jürjevi ja Aveli Ploomi hoida andis. Seda järjepidevuse ja kestvuse märgiks, mida maanaiste selts kogu oma tegevusega rõhutab. Et naine, ema ja vanaema on koduhoidjad, et pere oleks koos ja lapsed ei unustaks vanaemade tarkusi. Seltsi ettevõtmised on alati olnud perekesksed. Ka nüüd sammusid rongkäigus emad koos lastega ja vanaemad lastelastega. Tudu metskonna saalis avati käsitöönäitus, kuhu olid välja pandud paarikümne seltsi liikme tööd. Lipu valvur, kus? Lubage, ma ütlen ühe väikese fraasi tervituseks tänase lipu õnnistamise päeva puhul, et annaks Jumal, et meil ei oleks uut võidupäeva vaja, et meil on olemas võidupäev. Et meil ei ole enam vaja uut võidupäeva, et mehed ja poisid ja noormed ei peaks uuesti sõjatandrile minema. Ja selleks ma soovin samuti, et annaks Jumal, et ei oleks kunagi Tudu maanaiste seltsil enam vaja taastamist pidu ega uut lippu õnnistada. Kestku see lipp igavest ajast igavesti. Selle terviseks. Nii on see lipp nüüd valmis ja seisab aukohal teie ees. Kui nüüd veel öelda, et miks ta just on valge ja rohelisega, siis me arutasime ja kavandasime seda kõik koos. Ja arvasime, et valge sellepärast, et valge on puhtuse, rahu ja lootuse värv. Ja roheline on looduse, meid ümbritsevad metsade muru värv. Tähed on sellepärast veidi vanamoelised, et oleks side möödunud aegadega mõõduga. Ja rohelisel taustal on seal rahvarõiva motiiv, eks see ole ju meie vanaemade ja emade bluusikiri. Kui te pärast vaatate lähemalt, siis nii tähtede juures kui ka sellel rohelisel põhjal kordub ikka 3 motiiv. Ja see 3 tähendab meie põlvede järjepidevust, sest meil on seltsis praegu koos 3 põlve ja me loodame, et see nii jääbki. Ja siis see topp, mis siin on, et see ilusti jookseks, siis seda põimitakse niimoodi. Sõrmede ümber ja aetakse see lõpp siia üle ja siis ta hakkab... Kuna esialgu otsustas selts eksisteerida põhiliselt käsitööringina, seati põhieesmärgiks käsitööalaste oskuste edasiandmine noorematele liikmetele. Korraldati ka käsitöökursusi ja õpetati teineteisele uuemat näputööd. Kuna kõikjal Eestimaal hakati massiliselt valmistama ja ka kandma oma paikonna rahvarõivaid,
otsustasid ka Tudu maanaiste seltsi liikmed neid ise valmistada. Esinaine Helve Ploom külastas Rakvere Koduloomuuseumi ja Tartus asuvat Eesti Rahvamuuseumi ning tutvus maakonna rahvarõivastega. Lõpuks telliti seeliku riided ja vööd tootmiskoondisest Rakvere, sõled ja litrid Tallinna Arsist, muu valmistasid naised ise. Terve talv käis pingeline mustrite otsimine ja muude oskuste õppimine. Kuid juba järgmise aasta augustis toimunud suurüritusel 140 aastat hariduselu Tudus kandsid tublimad naised oma valmistatud rahvarõivaid. See päkapikk on kootud käsitse varrastel ja on alustatud siit sääreotstest peale. Siis on kootud ümmargused need sääred, siis tuleb see ükste osa ja see on kõik ühes tükis, siis on võetud teine värv, on võetud selle ülemised otsaks ja siit on hakatud kaela juurest kokkuvõtet tegema, et siis on nagu siit kitsamaks kael. Siia on pandud jälle teine värv ja kõik ühes tükis kootud ja lõpetatud siia. Siin on kokkuvõte tehtud, siin mütsi alla on kokkuvõte, siin on nii nagu suka kokkuvõte ja siis on eraldi on kootud need käed ja kindad ja siis on eraldi kootud need papud jalga. Nii et sokikand. Ja sokikand on ka kootud täpselt korralik, nii kui tegelikult sokikand. See müts on lahti sealt peas. Muidugi vaata, see on täpselt nii nagu sokk kokku õmmeldud. Täpselt nii nagu vaata. Ma ei teadnud, et siit on kokkuvõtted 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kohast näed kui ilusti. Ja see on, näed, see on nagu, näed, eraldi kootud. Eraldi see rõngas. Eraldi rõngas kootud ja õmmeldud siia külge, näed. Noh, ja see on praeloomulikult. See on nagu lahtine siit. Aga ta on siia külge ja pandud lihtsalt. Jah, see on lahtine. Näed, siit on aagiga kinni. Seal lõualt. Siit on veel kinni kuule. Lõualt. Jaa, siit on lõualt kinni ja niisugune kootud. Täitsa tore. Hästi vahvam. Poissoled, siit saate võtta ja samblast teha pesa. Ja nendest siis saab. Jah. Sajandi vahetuseks oli Tudus hulk käsitööhuvilisi lapsi, kes meelsasti käsitöötares toimetasid. Nahakursus huvitas tüdrukuid. Valmistati ehteid, käevõrusid, kotikesi. Pappmulaažil maske valmistamas oli ka rohkesti poisse. Need tulid põnevad ja valmisid enne mardipäeva. Enne jõule valmistati õlgedest ja pilliroost jõulukaunistusi. Klaasile maalima tulid koos lastega ka mõned emad. Aastast 1990 hakati regulaarselt tähistama rahvakalendri tähtpäevi. See andis võimaluse ise õppida ja tutvustada teistele vanu rahvakombeid, viia rahva hinge rohkem isamaalisust ning elustada vanade tähtpäevade traditsioone. Lehtedegi pakub teile oma küpsetatud leiba, igaüks saab viinu. Nii, ja siin laua peal on veel kelle küpsetatud või? Lehtedegi küpsetatud tehtud või? Ja lehtedegi viin ka. Ja siin on nüüd
Aga sina panen teine. Mina panen lahutama siis moosi. Ma panen selle natuke 2 korra siia. Ja nüüd siia panen moosi. Moosi ja siis siia ma juba öeldagi, eks ole, meil on osa suuremaid, osa väiksemaid. Tee pooleks. Ei, nii kuum see jäätis. Oi jah. Ja see jäätis sulab ära. Ta peabki sulama natukene. Sellest võtta ülejäänud osa päevast. Nii et nüüd me sööme kooki sellepärast, et meil lambad kasvaksid terved ja poegiksid ikka mitmikud talled. Ja punast veini joome, et meie kused oleksid punased, sest nagu sai öeldud, vastu marjapäev on küünlapäeva järel naistel üks suurem püha. Nii et hea visu. Käsitöö näitustel oli tavaliselt üks kindel teema, kuid alati võisid osaleda kõik, kes ette antud teemat mingil põhjusel ei käsitlenud. Nendel aastatel ei olnud käsitöö nii moes kui nüüd. Seepärast oli soov näidata käsitöö ilu ja tekitada noortes isetegemise tahtmist. Tulemus oli ju kohe silmaga vaadata ja käega katsuda. Tähtis oli ka see, et enamus eakamaid naisi olid väga heade käsitööalaste oskustega. Need naised olid võimelised õpetama pea kõiki tehnikaid ja seda oli vaja kiiresti ära kasutada. Velliploom, Richelieu, Malle Plaks, Hardanger ja Toledo, Jenny Teiva, Makramee, Hulda Soosaar ja Nelle Noorlind, kanga kudumine. Põliste tudulaste Eevalt Tarve ja Olev Põdersalu huvitavad mälestused lapsepõlve laatadest sünnitasid huvi laadatraditsioonide taaselustamiseks. Kujunes nii, et laatadel esinesid oma küla taidlijad, memmede tantsurühm, rabaõied, lasteaia mudilased, kooliõpilased ja paljud teised. Mängis kapell, laulis Erich Karro, pakuti müügiks oma käsitööd, aiataimi, pannkooke, korve ja palju muudki. Suure metsa taga. Kaugel, jah? Kaugel, suure metsa taga.
sõidab ikk. Kordapi jaama. Jaama tagant paistab silma. Mulle majuritab ikk. Nendes elab palju rahvast. Tüdrukud ja poisse ka. Kelle mõtted ikka vahvad. Laululija ihkavad. Kelle mõtted ikka vahvad. Laululija ihkavad. Tuul ja väljamaal. Elu laeva vintsutab. Tulgu vastu kas või karu. Miski meid ei kohuta. Tulgu vastu kas või karu. Miski meid ei kohuta. Suure mõtted mingu metsa. Elada tahan veel. Olgu tööd rõõmu etsas. Julgen käia eluteel. Olgu tööd ja rõõmu etsas. Julgen käia eluteel. Ja kui saatus meid siis korra teine teisest lahutab, siis käi selle viisi võrra tuudurind kehvetab. Siis käi selle viisi võrra tuudurind kehvetab. Korvile viimased korvid veel järgi. Panite jälle või? Panime tulbad ka. Hästi märgi panid, siis ma ei tea midagi näite. Maasikale! Ega sa otsi kinni seotud. Lõngavitt on kinni seotud. Et see jääb siis nagu selle poisile või tüdrukule, mis ta ette jääb, nagu vöökohaks. Sellest peab olema joonis. Sellepärast peabki käsi liikseb selle järgi, et seda teab. Kitsas nagu pruudis suur randasääst ringi, käis ringi nagu suur käidja. Ja siis käis ringi sealt see, et siis oli suur luuk oli peal, sealt siis võid väljas kulpidega võeti, siis oli väike, kus luhti said lasta ja niisugune võrk. Aga ei no neid, viskliga neidest tuli. Ja vikud hiljem, ja meil on ka see väike pärast vikud. Aga kõigi esimene oli nagu suur võrk. Kes paigast oli rauad ja siis tema käis seda. Suur, niuke põrk käis küli. No mul äge küli. Üks oli siin ja teine oli siin ja siis tema käis tõesti siin. Ja see oli õõnsast puust. No kääride tutvustamiseks võib öelda, nendega saab ka muidugi õunakuid teha. Sealt seest need vanad oksad välja. Ka suured vanad sõstrapõõsad ja noh, tavaline aedniku saag, see väikse oksa saagimiseks on niisugune, aga iga kodune majapidamist saab. Ja no vähk on erinevate sortide kõik, valge klaar, krüüger, nende näete, kus on õiepungi täis, täna on nagu meri. Aga kas neid kõrvaloksad neid ei kõrva jätta, jah? Vaatame. Muidugi selle puu viga, mis nüüd on, neil on siin see agrofoon on nii hea, pandud tugevasti head mulda ja sõnnikut. Näete, ta kasvatud nii loksakas, võra on liiga tihe kujunenud, sealt peaks arvendama.
ja eest kätt võetakse ära sisemisi oksi, kõik, mis kasvavad sissepoole, näiteks nii kui seekid sisse. Ja võetakse ära niimoodi siit, no siin on õiepung, võt siit kuskilt õiepunga pealt, siis ei pruugi võtta mitte sealt tüve juurest ära, vaid võtate siit, jätate ükskõik selle, siis siia tulevad ilusad õngad külge. Aga siin on, näete, liiga tihedalt ka niimoodi reast 3 oksa siin, nagu üks rida, 4 veel siin peaaegu. No siin tuleks arvendada tingimata võtta keskelt näiteks siia oksi välja või siia siest tüve juurest nõrgem, seda tuleb alati võtta. Ja see ja esimene viga on see, et ta on üldse liiga tihe. See on valge klaar. Ei ole, ta on vist suised, ma arvan. Aga mõne kumb, jah, parane und on. Aga kui nüüd huvitav, et äkki see alamine oks ainult jääb, et sealt... Vaatame, sinna peab ligi minema. Tuunupka läks ka niimoodi. Pool tüve oli täitsa. Aga siin on kirve kätte. seal on all ka Siia annab välja laiuda. et siis raiub välja nii kaua, kuni puhas on ja Jah, paneb täpselt, neid nii-öelda niidikesi näha või märke näha ei ole. Aga muidu, kui need jäävad, siis läheb edasi, sealt läheb edasi. Ei ole viga. Proovi. Sellest ei ole midagi, saate ilusa põõsas puu, kõik see suur keskpaik läheb minema, siis on ta õre ja ta natuke imelist läheb keskelt tüli, aga keskele kasvavad oksad. Ja näete siin niisugune oks, see on kohe valmis. Tere, kallis rahvas, ma ei julgenud arvata, et teist saab nii palju olema, aga seda suurem on rõõm. Kõik te teate, vanemad inimesed eriti hästi. See on lehmakell, aga ilusasti kõlab ja siin ajab asja ära. Miks me nüüd siin oleme ja mis siin tulevikus olema saab? Veidi sellest. Me nimetasime ta uhkelt käsitöö Tare muuseumiks. See on Irgi vendade poolt kunagi ehitatud maja. Siin on olnud küll viinapood ja pagari väike töökoda ja samas müüdi ka saia tooteid. Nüüd on hulk aastaid sellest juba möödas ja siin naabruses on külad nagu Peressaare ja Kaupvere, mis on juba surnud külad. Ääretult kurb ja valus on vaadata, kuidas kodud surevad. Paljudes kodudes on mööbel, riided, kõik majapidamistarbed. Ja tihtipeale sai midagi kaasa võetud, et neist päästa hukust. Ja vaat sellest päästmisest sai siis alguse teine koju ühe ja teise ja kolmanda asja. Ja ikka süda valutas seal juures, et mis nendega teha. Ja ikka jälle, et kuidas jätta nad maha, et inimesed on neid kasutanud oma elu soovide ja murede ja rõõmudega, et need asjad on niivõrd pühad, et neid ei saa jätta kuhugile maha kõdunema ja surema. Ja nii on see alguse saanud ja lõpuks oli neid asju nii palju, et panipaikadesse juba ei mahtunud ja nüüd on nad siin. Kui veel natukene sellest rääkida, ma nüüd ei taha pikalt jutustada, sellest võiks palju rääkida, sest see on minule nii palju emotsioone andnud. Ma ei oska seda isegi sõnadest teile öelda, mida see kõik on tähendanud, aga kui te nüüd tuletate meelde ise oma lapsepõlve kodu, küll siis teil tekivad ka ehk neid vanu asju vaadates mingid tunded ja võib-olla saab siis nii mõnigi lugu oma lapselastele räägitud, mis kusagil hinges hoopis veel heldimust tekitab. Siin sees muidugi me võime veel juttu ajada, aga teile üldiselt öeldes, et üsna vana mööbel on käsitööd, on kõik vanad. Näiteks on siin Malle, Moorihelvi, paljude teiste tublide käsitööde tegijate emade ja vanaemade tööd. Need käsitööd on tehtud 1890 sajandivahetusel, viimased 20-ndatel, 30-ndatel, 40-ndatel aastatel, nii et mõelge, kui vanad need on. Ja alati mina ikka mõtlen ise, et millise tunnetega neid tehti ja kes neid tegi, milline ta välja nägi. Kui ta seal istus käside kallal, mis mõtteid ta mõtles, siin on nende tööd, see ilumeel, need erinevad elud ja saatused, need lootused ja uskumused, need täideminekud ja pettumused. Kõige rohkem on mööblit saadud Kaupverest Ottu-Jaani talust ja selle talu järeltulijatele olen ma väga tänulik, et nad lubasid meil sealt võtta. Siin on palju esemeid Iva, Õie ja Johannese kodust. Tänu ka nendele järeltulijatele ja kõigile paljudele headele inimestele, kes oma asju on siia toonud.
Käsitöötare muuseum on praeguseks üle keskmise tuntud. Muuseumi on külastanud väga paljude välisriikide kodanikud. Kaugemad külalised on olnud Austraaliast, USA-st, Kanadast. Kõige rohkem on külastajaid käinud Rootsist. Käiakse suurte kollektiividega, külaseltsid, pärimuskultuuri talletajad ja paljud teised. Edasi, ma veel olin perest. Me liigume vaikselt sinna tupaga, et see on see rõõm, et nii armastatud presidendipaar on meil külas. Et see on meie jaoks ikka eriline sündmus. Meie elus midagi niisugust ei juhtu ja me oleme teile väga tänulikud. Nii, kõnnime nüüd edasi, seal on meil siis teine see käsitöötuba. Olete kõik niisama välja tulemas? Jaa, lähme. Pildi peal tõesti. Mis kasu teil ja ka Eesti Vabariigil on sellest, et te käite sellistes pisikestes kohtades, kus tõesti siin viimati nähti presidenti ju 65 aastat tagasi? No, ma ei ole mitte esimene, kes selle traditsiooni nagu oleks loonud. Ma arvan, härra Meri käis samuti ka maakonna visiitidel ja ühtpidi ma ammutan sealt hingelist jõudu lihtsalt endale. Kui me täna vaatasime, kuidas taastati ja ehitati taas uuesti üles kunagine rahvamaja, kuidas seda ühistööna tehti ja kohalik siis tuletõrje selts või ühing teeb seda nii, nagu kunagi vanadel aegadel Eestimaal tehti ühises töös. Küll ehitati koolimaju, küll kultuuriasutusi ja kas või praegu siingi olles me näeme samuti, kuidas inimesed on kuidagi üksteist tunnetavad, üksteise õlatunnet tunnetavad ja kuidas nii palju ilusat tehakse üheskoos. Aitäh ja ärme lase memmedel külvetada, nad tahavad pindi peale saada. Ja siin on ühed peenemad sokid, mis mahuvad kinga sisse. Jah, kui võtate vastu paraadi ja siin on ka presidendi prouale niisugused pitsikirja sokid, mis mahuksid kinga sisse. Nii et meil on üks Elma niisugune tore käsitöö näete, nad ei taha siia korraga minna, kes teeb väga palju tokket. Ja kui jalad on soojas, on tervis hea ja see on presidendi jaoks kõige tähtsam. Me teeme nüüd ühe ühise pildi. Tuduküla rahvas kõigepealt kõik pildid. Saame olla niimoodi. Ja siia paneme ette, sest memmekes välja. Aga meie maavanem on ka pildi peal. Tiina. Väga tore ja kõik head teile ka. Meie südamesoovid kuuluvad teile ja kui väga hullusti nad teevad teile liiga, kutsuge meid appi, me tuleme ja võitleme teist. Suur tänu ja kõike head teile. Aitäh. Üheksakümnendate aastate algul hakkasid inimesed rohkem kirikus käima. Tudu kirik, ehitatud 1927. aastal, oli tollal küllaltki korrast ära. Kiriku põrand oli alla langenud, talad mädanenud. Asi võeti käsile, selts oli siis ju noor ja paljud seltsi naised tulid asjaga kaasa ja muidugi nende mehed ka. Ja kirik sai korda. Siis oli loogiline jätk kiriku koristamine, külaliste vastuvõtt, uute kirikuriiete õmblemine. Saima Lohu heegeldas pitsid altari ja kantsli linadele. Ella Käärt kudus pitsilise laudlina annetuskasti lauale. Helve Ploom õmbles linikud ja villased kirikuriided.
Kui Viru Jaagupi kirikut külastasid 1999. aastal Roela mõisniku Peeter Kriinitsi kaaslased Saksamaalt Johannitide ordust, kutsus Viru Jaakobi koguduse diakon Erki Taalen nad ka Tudu kirikusse. Enam ei olnud see katkise katusega vana puukirik, vaid hoopis rõõmsama väljanägemisega rahvast tulvil pühakoda. Nimel teid kõiki tänada, kes te olete saanud siia kohale tulla. Aitäh. Und im Namen der Tudo-Gemeinschaft habe ich die Ehre, alle deutlich machen, dass da keine Versprechung die Italiener, die sind ganz froh. Sie kommen ja noch mit, Sie bleiben alle weiter. Also dann, ja, wir fahren ab zum Bus. Zum Bus. Jätkuvalt tehti tööd lastega. Üheks huvitavamaks ürituseks oli seenepikniku korraldamine Seljamäel. Õpiti seeni määrama ja korraldati isegi pisike seente näite. Kõige põnevam kursus oli muidugi primitiivkeraamika ja maapõletamine. Savimassist valmistatud kujud pidid enne ahju panemist kuivama. Ahi ehitati tellistest maa peale. Kujud pakiti ajalehe sisse ja asetati ahju keskele. Edasine töö, põletusmaterjali lisamine ja põletusprotsess. Pidi väga täpne olema, et kujud ahjust välja võttes terved oleksid. Põlemistemperatuuri valvati pool öö, siis jäeti ahi jahtu. Kujud võeti välja hommikul ja üllatus oli suur, kui valgest savist voolitud esemed tulid ahjust välja süsimustadena. Päevalised tulevad valged räpesed peas, nagu sa näed. Kui te loete nüüd 25. 9 kuud edasi, siis täpselt 25. detsembri ta sünnitaski Jeesus lapse. Et jah, et täna on siis
No hakkake nüüd vaatama. Näed, see on kohe ilus ümmargune auk. See siin nüüd muidugi on kõige selgem. See auk siin. Kanamuna suuruse 2, need on 3, 4. Näed, siin on 5. Siin on niisugused ka natukene 6, 7, näed, siin on 8, 9, 10, 11. Ei, see on inimtegevuse, need on inimtegevuse jäljed. Siis ta läks üks rita olnud, aga ta on need on võõrutud siia. Et võib-olla siis oli igal perel oma loh. Vastu Maarjapäev on teine suurpüha naiste jaoks, kus tuleb punast veini juua ja vastu Maarjapäeval soovitatakse ka saunas käia ja see on niisugune päev, kus tuleks kutsuda just noori. Et vanemad ja teadjamad, targemad naised võtavad noored siis oma naispere hulka. Sina mõtlesid appi ja siis mina panen vekke, sina nüüd tupsuta oma silmakeste peale ja näo peale, et su näo on jah siis. Susanne viib tervitused ka Väike-Maarja naisseltsile ja no Mare ja kõik külalised, tulge teie enne. Õilme viib sinna kabalasse, sinna ma panin rohkem. See on puhas allikavesi, päris loodus. No nüüd olen noor, jah. Vastame seda 2000 aastast kivi. Ei ole siin midagi kuivatada, ise peab kuivama. Et selle pärast tundub ei ole trendi. Nii meie naised ka. Vaat niimoodi kõik ilusasti sõnakesed. Liiga palju pärast on liiga veel. Kas on külm või on juba natukene soojenenud? Liiga palju veel. Kas see talel oli ka allikas kuiv põuaga ka? Aga mõtled, mis asi on? Mis mul nüüd puudu on? Mis on? Sa pead natukene natuke kangutama, mis asendis ta läheb. On võib-olla siit juba välja tulnud. Ja me peame siin juures väga ise uskuma, kas kõik on saanud vett. Ja jumal jah. Mitu korda. Ma sai ka, näed, ma tulen kommet. Tõnu mine ka ikka pesi silmad ära. Jaa, varukas. Tudu kui vana ja erilise ajalooga metsaküla on jäänud piisava tähelepanuta. Ometi on esimesed kirjalikud andmed Tudu kohta Taani hindamisraamatus kirja pandud juba 1241. aastal. Tudu maanaiste seltsi aktiivsemad liikmed on püüdnud seda lünka täita nii vanemate kui lähiaja mälestuste kirjapanekuga. Nii on välja tulnud päris õõvastavaid kui ka naljakaid lugusid. Seda vana mõisa pilti. Ja tule sa vaata, tule sa seisa kohe Tiiu kõrvale ja proovi seda vaadata. Ja see foto on tehtud nüüd siit pargi poolt, või mitte pargi, vaid kuidas me ütleme, kaupluse poolt pildistatud. Mis te arvate, mis aastatel võib see pilt tehtud olla? Noh, siis peab enne põlemist olema. Ja ikka 30-ndatel. Kusagil 30-ndatel aastatel on pilt. Aga mis aastal ta põles? Mis aastal sa sündinud oled? 25. 25. Karjapoiss olid kuskil 7-aastasel. Olin. Ta oli pärast 30-ndat. Kusagil 30-ndatel aastatel oli siis see põlemine. Ja mida te siis rääkisite selle otsa kohta, Valli, mis sa ütlesid? Pikk Liisi. Pikk Liisi, jah. Kes see Pikk Liisi on? No see oli üks tavaline töötaja siin. Tema oli nagu see seltsimaja, tuletõrje seltsimaja, võiks valvur või käis koristamas siin ja... Aga kas tema siis nagu elas selles otsas, et nendes ruumides? Siit me avastasime Pika Liisi, kes on lõbusas seltskonnas siin koos meestega ja Pikast Liisist hakkasime rääkima ja Elvi rääkis, kuidas Pikk Liisi elas seal mõisamajas. Üleval seal korraldai. Mida Vermelinda rääkis? Ta rääkis, et see sakslane oli järsku ära kadunud. Ja et kuhu tema kadus, Pikk Liisi oli ta maha löönud. Ja oli mattud sinna lastaia oovi. Ja tead, kunagi
hakkas ühest kohast langema niiviisi nagu maa allapoole. Ja Linda tõi labida, et hakkame kaevama. Ja me hakkasime Lindaga kaevama. Kaevasime nii kauga, üks kummik tuli välja. Ja siin olevat olnud saeveski ka. Ja ma ei saa aru, mis siin pool servas. Siin on nagu kivid. Aga kas sa näed, kas siin ei ole mingi ehitusakatus? Võta, siin on mingid asjad. See on ju valatud saeveski alus. Noh, lähed siis natuke rohu sisse ja sinna ja seal oli veskikivi ka, aga kumb seal oli, kas saeveski või olid mõlemad, seda ma just see jahuveski oli siis umbes selle suure puu kohal. Ma arvan, et siia vist peaks natukene eemal. Me lähme sinnast saadik, ma näitan teile. Aga praegu palun tiim. Aga rääkige teie edasi. No mine otsi see koht üles. Ka riiul. Siin oli ka veel riiul. Ja siit käis see vahekäik ja siin oli uks. Siit otsast läks. Siin oli ka leivasaia riiul. Ja. Vellul oli seal suur kapp ja siis seal olid need tordi, need sensennid. Ailiga käisime. Tordid sensennid olid seal. Aga meie pärast poistega saime ka asjast aru, et need kõlpavad ju suhu võtta. Kui hakkas veel torti tegema, aga sensenni sõna põltki. Kilgad põhjas. Mis meie võtsime kurat korgi maha jälle ülevalt. Jõid ära ühe sõnaga. Jõime ära muidu. Ja minu ema rääkis veel, kui tema väikene oli. Nad olid vennaga kahekesi umbes aasta, mis neil vahet oli. Ja ema läks mõisapõllule, minu vanaisa, tähendab ema isa, oli mõisas kuhjas. No ja sügis oli kartuli võtmise aega, alati ei ole ju ilus ega kuiv ega soe. Ja ema siis leidi, või see vanaema siis leidis kuskilt niisugused redelipuud, sättis need niimoodi nagu viljaredeli. Ja vanasti olid ju kartulid kasvasid pole võimsad ja need kartuli pealsed ja siis ta sättis need kartuli pealsed sinna kõik niimoodi selle puude peale. Lapsed olid siis nagu varjud selle, võib-olla ka uduvihma vahet tuli. No eks ta võtsis kodus mõne riidetükki ka kaasa ja lapsed pidid seal istuma nii kaua, kui ema kartulit noppis. Kuna muuseumis võtsid käsitööd enda alla suure osa ekspositsiooni pinnast ja neid tuli kogu aeg juurde, tekkis vajadus töid ka väljaspool muuseumi eksponeerida. Selleks saidki igal aastal toimuvad käsitööpäevad. Paljud inimesed on sellisest väljundist huvitatud ja suur osa tahaks oma töid kaasa tuua. Seetõttu on sõlmitud sidemeid mitmete käsitöötegijate vahel, millest omakorda on arenenud sõbrasuhted külaseltside ning teiste naisseltside tasemel. Üha enam ja enam on hakanud need päevad naistele meeldima, sest on ju vajadus oma oskusi ka teistega jagada.
sellepärast, et koorid lähevad täis. Esinaisena, noorema õena tahaks vanema õele õnne soovida, nii et selleks võtsime ka kirja kaasa, aga koolipere tervitusega ja väike taldrik. No ma arvan, et selle taldriku pead, kui te koote või... Aitäh, aitäh. Paneme kinnimustusel märjaks. Tiiu valistaks. On selle jõugu juht ja eestvõlaja. Helve, palju õnne sulle. Ei saa. Nii, nii, siis on Helvi. Jõudu jaksa sulle. Nii, palju jõudu jaksa sulle. Nii, ei anna mulle. Nii, aitäh ja jõudu jaksa sulle. Nii, aitäh ja jõudu jaksa. Ja siis Riina Karro. Suru sina ikka kätt. Naisselts, palju õnne Palasi rahva poolt teile, et teil ikka jätkuks neid häid ideid. Teile mitte võõraks ei jää, vaid Alapinda Maanaiste Selts. Aitäh. Midagi paremat sa ei oleks kohta leida. Aitäh, me oleme selle üle. Palju õnne teie kõikidele naistele. Hiljad tulevad meie naistelt ka. Aitäh. Hästi. Ma võtan selle kaelast nüüd, et sa saad selle riputada. Edu ja jaksu tänasteks ja homseteks toimetusteks ja vaata mul ja aitäh eeskujuks olemast. Eks te ise vaatate, mis te selle kommikesega teete. Hurraa! Ma hirmsasti armastan kommi ja mõtle, kui palju siin on. Kalli. Mina kätt ei saa suruda, naised suruvad su kätt. Jah. Ma olen värvnatu. Oite. Vaat see on see rõõm, mille pärast saab rabelda. Vaat see on see rõõm, mille pärast saab rabelda. Tudu Maanaiste Seltsi kogu tegevus ei mahu kuidagi ühte filmi.
Loodame, et nähtud lugu andis vaatajale mõista, et maanaiste tegevus ei seisne üksnes toa ja lauda vahel jooksmises ega naisselts pole pelgalt pealiskaudse meelelahutusega klubi. Aga laseme lõpetuseks seltsi liikmetel endil rääkida, mis asi see Tudu maanaiste selts Loit ikkagi on. Kuna me kuulume paljudesse seltsidesse või tähendab ühingutesse, mis on vabariiklikud ühingud Eesti Maanaiste Ühendus, naiste ümarlaud, siis on nemad just meile saatnud väga palju väliskollektiive, sest meil nagu on siin tänu sellele muuseumile on meil näidata kohe, mida me teeme ja rääkida oma kogemustest. Seetõttu on meile saadetud külalisi, küll Rootsi farmerid, nüüd olid paar aastat tagasi käis üks Norra naiste grupp meil, rääkimata siis nendest Eesti maalastest. Kõige kaugem koht on ehk Emmaste, kust Emmaste vallavalitsus tuli just meie muuseumi, et selle seltsi tegevusega ja seltsi organiseerimisega ja selle seltsi töö organiseerimisega tutvuda. Aga siis, kust me oleme nagu mõtteid või neid tegemisi, neid põhiliine jälle võtnud, eks ikka need naiste konverentsid Tallinnas, aga neid õppepäevi ja just niisugusest poliitilisest elust osavõtmist või niisugust ühiskondliku elu lahendamise probleemidele kaasa aitamist on siis üles kutsutud ikka neil suurtel naiste kogunemistel, konverentsidel ja õppepäevadel. Me astusime ka väga aktiivselt vastu nende kaevanduste rajamisele ja siis pandigi see seisma ja tunnistati meie liikumine aasta teoks veel Lääne-Virumaal. Aga siin kohapeal me oleme püüdnud siis külale üritusi pakkuda niisuguseid, kus oleks siis kogu pere koos, vanaemad, emad ja lapsed. Ja see oli ehk 90ndatel aastatel, kus meil oli seltsis üle 30 inimese ja siis meil oli üle 10 noore inimese kooliõpetajaid ja muidu küla noori naisi, kes käisidki lastega ja siis me saime teha niisuguseid käsitöö õppekursusi. Me tegime klaasimaali, kus olid emad ja lapsed, Juhka pere oli siin, Siipere Oleski pere oli ja lastega oleme kursust teinud. Üks minu meelest kõige huvitav kursus, mis me lastega tegime, oli primitiivkeraamika ja maa põletamine. Me käisime Jaadaga seda õppimas Kitsis ja siis saigi kohe lastele edasi õpetatud värskelt. Ja see oli väga huvitav, kus siis põletamine käis terve öö läbi. Nüüd on meil jälle klaasimaalimine siin käsil ja need tüdrukud on siis meie naisseltsi kõige nooremad. Ja mina ajan neid tüdrukuid kogu aeg segi. Nimesid ma ei mäleta eest. Liivika ja Moonika. Ma ikka räägin, et pange nimesildid rinda. Aga Maarja, kõige vanem õde, on praegu poes tööl, aga nemad saavad käia ainult nädalavahetusel ja nendega me teeme siis nädalavahetusel seda klaasimaali. Me käisime jahimajakese soolaleivapeol ja tõime kaasa, seal taga on siis nüüd see seltskond, kes seal juba pidutseb, aga me panime niisugused kotiriidest, tegime kardinad akende ette, neil oli ilus lai äärepits valge ja kotiriidest see siis me tegime hästi laia pilutasime, need olid väga omapärased kardinad seal jahilossis akna ees ja Rein Treise, isegi need kardinapuud, sest meil on maanaiste seltsis olnud läbi aegade 3 meest ja need on Toovise Lembit, Ploomitanu, Toovise Lembit. Alati oli oma puustlinnukestega ja ta meeldetas maju ja need on ka muuseumis. Siin on nüüd veel need kardinad, mis me siis panime siis käsitöö. Pitsid, need eegeldatud pitsid on ajaloolised, need on Moorielvi ema tehtud, teda tahad siis anda, aga niisugused ilusad kardinad siis läksid jahimaja akende ette, aga väga kaua nad seal ei käinud. Ja siin oleme me ise Mardis Anti, näe, Tudu maanaiste selts Loit seal taga, kui oli esimene
maapäev, mingi maapäev oli Turuplatsil, Kadri Laat oli veel ja marssis sinna ja seal me oleme siis, Tõnu on see uhke mutt seal riietega ja olime siis seltsi esindamas. Ja sünnipäevapeod on meil olnud varem, kui meid oli palju, 96. aastal Soosaare Ulda. Vaat Uldast ei saa mööda minna, sest Ulda on olnud ihu ja hingega selle seltsi elu juures. Tema tõi alati õunu ja ta õmbles ja tema töid on muuseumis, ta kudus telgedel väga peent tööd, kui ta noor oli. Ja nüüd ta helistab ja alati küsib, kuidas naised, mis te teete, mis käsitöid te teete ja alati tervitab. Ta ei kuule eriti, aga ta räägib ise ja vähemalt ta ütleb oma tervitused edasi. Ja siin on Malle Plaks veel, kui me nüüd suguvõsa hakkasime uurima, siis näed, Mallel oli juba suur töö tehtud selle oma suguvõsa uurimisel. Aga seal üleval on natuke tume pilt. Jah, kui me saime kokku, siis selle Virumaa poetessi Virve Osilaga oli kohtumis ja siin oli ka noori, et hea meel, et ikka noored käisid siis paljudel üritustel ja vaat üks suur üritus, mis meil oli lõikus tänupüha, me oleme ka pea igal aastal pidanud, siis lapsed tegid kompositsioone Kõrvitsast, vaat kas tulevadki siit need pildid, ja vaat siin on nüüd üks lõikus tänupüha Kõrvits seal. Uhke. Siis need käsitööd on käinud meil näitustel Soomes, siis on käinud Rootsis. Vald organiseeris ühe käsitöönäituse ja minu meelest see oli Rootsis. Ja siis oleme me suure käsitöötelkiga olnud Rakvere Vallimäel, see oli kohe väga suur käsitöötelk meil. Me oleme Jänedal olnud käsitöönäitusel, meie käsitöönäitus on olnud Anton Hansen Tammsaare Majamuuseumis Tallinnas. Siis me oleme käinud Harjumaal naiste Eesti Maanaiste Ühenduse 10. juubelil oma käsitöö väljapanekuga. Seal sai näidatud, milline on Chenilli tehnika ja teksa tööd. Ja meie käsitööpäevad ongi olnud mingi kindla teemaga, nüüd viimastel aastatel oleme hoolega teinud teksat. Nii et naistel on mõnel seljas ka oma õmmeldud teksavestid ja teksaseelikud ja siis oleme me kaunistanud neid arhailise tikandiga. Viimane, mis meid on köitnud, on olnud arhailine tikand ja viimane käsitööpäev oli paelte punumisest. Ja see pael, mida Rutt praegu punub, ongi siis papipael. Nii lihtne nimi tal ongi ja nii lihtsalt ta käibki. Aga me teeme ka keerulisemaid, aga iseenesest see papipael on üsna kena, mis välja tuleb. Ja näed, niisugune, et sellel tekib teatud muster ja kui on lõngad jämedamad, siis tuleb ka pael jämedam. Lappitehnikat oleme palju teinud. Praegu on jõulud käes ja ongi siin toas on ka mõned lappitööd ja laua peal on ka üks pooleli olev lappitöö veel. Aga nii, et me oleme ikka pea kõiki, siis kui eakamad naised tegid veel käsitööd, siis Malle õpetas hardangerit, mina mäletan. Mina õppisin Malle käest hardangerit. Me õppisime Richelieu'd, mäletad, kus tegime kleidipraed. Iivi Üle käis meid õpetamas. Iivi õpetas meile mingisugust pitsi veel ja Malle Plaks tegi seda paelaritsi. Nii, oma tegemistest räägib nüüd Elvi. Mina olen Vahetoa Eduga 2 korda käinud siin seltsis. Jah. Üks kord seal Raamatukogus. Siis me eegeldasime kraesid ja mis mulle meeldis kõige rohkem, see krae valgest riidest 3 nurk oli ees ja taga, see oli niisugune mäletan. Üks tervik oli. Ja siis me eegeldasime siia väga ilusa pitsi ümber. See oli nii keeruline, ma tean. Ja mäletan minu lapselaps Reesi, tema laulis kirikukoolis, kus tema laulis kuskil ansamblis. Ta ei tule sinna samet kleit seljas ja siis ta pani selle peale, see tõesti väga ilus. Aga mul on endal ka veel 2 kraed on alles. 2 kraed ja nüüd ma hakkasin käima, mida ma siin olen õppinud, mis mulle väga meeldis, oli see Simell. Väga ilus. Mis ma veel? Lapiteti neid, kuidas neid lappe paigutada. Sina rääkisid ja siis
rääkis mulle Iljada ka veel ja ma sain selle töö selgeks. Ja kõige suurem ja vajarikkam töö on mul praegu seljas, see on mul Texas seelik. Sellepärast mul on küllaltki, ma ei saa öelda, et ta viletsemblusmasin oleks, aga ta ei ole võimeline kõiki asju tegema, ta on vana ka juba ja vana nõukaaegne ja kuidagimoodi vaid kõmblesin see seeliku valmis. Ja nüüd eks ma siis vaatan ja jälgin, mida te teete väga ilmseid asju sinna. Võiks praegu siin neist töötada. See on kui pisikesed sinna lapselapsele teinud lapiteki, aga te olete näinud ainult viimast. Need on enne tehtud, enne seda, kui ma selles käsitöös hakkasin käima. Lapitööd tekkinud ja meelega. Teksa neid. Teksa ilus seelik on sul teksa seelik õmmeldud. Saadad ka üsna mitmeid tehnikaid, sa tikid, sa heegeldad, sa õmbled, sa kood. Ja võtab ilusasti aktiivselt osa meie nendest käsitööpäevadest ja alati on üks õpetajate osas, et seda paelagi käsitööpäevadel käinud õpetamas ja mida iganes. Ja Iljada on neid tubli käsitöö tegija ilusat käsitööd teinud. Ma ei tee üldse muidu asju, mis jäävad niimoodi seisma. Ma teen ainult tarbijake asju. Mida on vaja just seda teha? Üksi elane mul pole vaja. Mis tühja läheb, või niisama seisma ja ei kasu teha. Ja tema kudus presidentile ja presidendi prouale sokipaari. Peenes villasees lõngas. Ja hästi palju ilusaid sokke on muuseumis. Elmasokid on ju kõik selles muuseumi villases toas. Villaste tööde toas on palju Elma villaseid sokke. Kõige vaja, eks neid praesid sai teha ja igasuguseid neid kotte ja patju ja vaipu. Eks neid kindaid ja niisuguseid. Mille tuo sai? Sa kui nüüd on need õige. See on nüüd Elvi sall, Elvi tehtud sall. Ükskord teen. Ja mitu tükki teendega, aga kõik olen ära. Täna pärast võib-olla isegi teeks, aga... Ma tegin laiema kahaga ühekordsest lõngast, see on juba ära kulunud. Ja ka järjekord rääkimises on meil Hilda käes. Hilda on käsitöö tegija väike. Aga siiski kudunud natuke ja mäletan, et kui tegite mingisugust suurt lapitekki kuhugi näitusele, siis meie ploomivelliga hoidsime nurkadest kinni. Need olime ka ikka osalikud. Jaa, aga praegu mul tuli meelde, et kui me tegime oma naisseltsi, selle eaka naisseltsi 75. juubelit tähistasime, siis me kudusime suure maakaarni, mis on praegu muuseumis. Ja seal sa, mis maakonna sa kudusid? Mina kudusin ainult Peipsi järve, sest see oli kõige lihtsam. Võrtsjärve tegid ka vist, jah. Aga Peipsi tegin mina. Siis oli mina tegin Peipsika, jah. Ma mäletan, et mis ma olen ise lausa teinud, ongi see pitskrae tegeldanud. Paar tükki sai teha. Ja Rainis on käinud võtnud, kui väike oli, võttis osa kõikidest üritustest, mis lastele olid mõeldud ja meeldis ja need ekskursioonid on hästi vahvad olnud ja üldse kõik, mis on olnud niimoodi kõik koos. Et mina leian, et see ongi niivõrd tähtis, et põlvkonnad üks väikses kogukonnas hoiaksid ühte ja ei tahaks nagu eraldi teha, et see on väga tähtis kogu selle juures ja muidugi kõik need käsitööd ja kõik need on tõesti, mis naised on teinud, need on kõik väga ilusad. Ja et midagi näha, et kunagi ise hakata ka tegema, kui on aega selleks rohkem ja tahtmist ja et näha tõesti, et meie see käsitöö traditsioonid on ikka juba põlvest põlve ja et nad siiski päris ära ei kaoks.
ja siin need koosolemised ja tegemised ja tore on. Koos käia ikka natuke. Ikka just koos käia, sellepärast, et ega siis vanem inimene enam pea kuhu ilma ei sõida, aga siia ligidale ikka tuled ja võtad osa ja kui võetakse veel vastu. Mina leiangi see, et kui nii väike küla on, siis ei saa olla niimoodi, et noored ja vanad ja et ei saa teha üritusi niimoodi, et peaks olema, et kõik saaksid nagu enam-vähem koos olla. Aga oligi, et võib tulla ka, kui inimesed ei viitsi kodust välja tulla, mis sa teed? Ei, võib tulla.